muuseumis teeme jõuluehtesi. Selle lava taga me teeme siukseid tähti. Kas sa seletad täpsemalt? Jah, tulevad siuksed tähed origami tehnikas, aga natuke lihtsamad ehk. Selleks läheb päris ainult valget A4 või ka värvilist. Siis kasutame liivi, lõikame natuke ja kõik tulevad siuksed ilusad väiksed. Mioksi jõuluehtesi, kas sa lapsepõlves olid? Lapsepõlves olid, meitele meeldisid hästi siuksed jõuluehted nõukogude aegsed, mis olid mingid kujulised. Näiteks meie tõusime hommiku jõuluaegas lapsevanemad magasid natuke kauemini, ema isa magasid, siis meie otsime kolmengast, mitte oli 3 õde, otsime, kus on näiteks kõik jänesed, kus on kõik lehmed, kus on kõik põrsad, siuke mäng oli meitel. Aga siis me nagu ise ei teeski võib-olla lumehelbekesi paprist ainult. Siuksed need siis lõpuks tulema peavad. Ma loodan, et me oma ka täna valmis, aga siia on veel 2 lauda. Ma näen siit ühes käbidega midagi. Kõik nagu kasutatud päeluasju, mis nagu taaskasutus on. Siit need rõngad, mis me siia külge liimi, need on vanadest kalendrite selle kinnitusest lõigatud. Paneme liimiga need siia käbelide hindini, siis saab pärast selle roadist saada. Kisi siis selle väri autor ka? Selle mina tegin näidiseks. Aga see üse valmis põlõnta. Et siia käib üks roheline jugaras oleks elus veel, kui käiks. Ning siia tahaks selle küljest lõigata mõne pärli sokse veel siia näks enne vanna. See läheb siis ukse peale? See on tuksa, see on pisike. Kas nende eetega, mis teised eetega ehitavad muuseumi jäävile, saavad kõik oma need? Kõik on ikka mõtlevad, me mõtle oma hoovi ja neid ikka kõik saavad. Aga need asjad ja siuksed kõik looduslikud, need taaskasutusasjad, et see kulu ei tee mitte kedagi, et see ainult idee on see, mis nagu siin välja läheb. Siia on siis veel 3. laud, kas te natuke seletate asja teisi teete? Meie teeme siukest aknakaunistust, kus lõikad siis omale meelepärase kuju välja ning siis paned 2 tükki kogu ning niidi vahele ning siis saad reputa akna peale. Umbes siuke siis peaks ta lõpuks ära nägema. Nii, siis ka toimub. Siin toimub nende roheliste lisandite panemine veel nende lehetele, et kõik oleks naturaalne ja ilus. Selge, mis see kirvessiga teeb? No kirvega lööme parajasi ponka välja siit. Tegelikult see oleks parem isegi oksaläärid, aga me ei suudas neid lööda. Majapidamisest tänavad kuna ruttu. Kuidas see jõuluaeda ajalugu siin Kihnus ka muuta läinud? Nojah, 100 aastat tahaga oli jõulukutses pongsid ning õunad, et tege muud. Ning siis rõõdast tehti ka krooni moodi pisiks asju, aga jookast mäkerdamist mitte tehes see nime. Et palju selle jõulu tegemisel aega muidugi raisakas. Aga nendel oli see panks juba seal palju jõlusam veel kui meitel, see kõige jõlusam jõuluhe. Et Luhamaa enne jõlusast rääknud kuemees andis tamale 1 piparkooli siis enne jõulu. Sama. Ning tämä hoidis siis nuusutas ega päe seda jääisöös. Ning siis kui pärast jõulupühi jää sai, siis on maik nagu veel paremaks läinud, see oli siis nõna suur asina. Sedasi tehakse siis jõuluehte siis Kihnu muuseumis. Saatke ka oma jõuluehted siia ekraanil olevale meilile või meite Facebooki. Nii Kati Maie ning... Kõiaks neid jääd jõuluootust kõike. Jääd jõuluootustest kõikele.